Nii, tere päevast! Aeg on järjekordseks mõtiskluseks ja rääkisin teemast, mida noored kutsuvad sõnaga skämm, inglise sõna scam, eks ju, või pettus. Ja sattusin vaatama igasuguseid huvitavaid videosid, no see on multimiljardi, ma ei tea, tööstus juba, tööstusharu, et väga räiged kuritegusid sooritatakse. Aga seda asja nagu edasi vaadates oli seal nimekirjas ka asju, mis ei ole pettused, aga mida inimesed tajuvad pettustena. Ja üks huvitav alaliik oli, seda võiks panna kategooriasse teised riigid, teised maad. Et kui inimene reisib, siis on niimoodi, et samad asjad ei pruugi maksta sama palju kui nendes riikides või selles riigis, millega sa oled harjunud. Toon enda väga huvitava näite. Et kui ma käisin Argentiinas, sellega kui mina käisin, oli ametlik kurss, oli 1 euro oli ametlikursiga umbes 1000, eks ju, peesot, aga selle maffiakursiga oli 1500, eks ju, sai 1 euro eest. Ja siis oli veel krediitkaardi kurss, eks siis välisriikide krediitkaardi, mitte Argentiina enda oma. Oli 1300 millegagi. Ja siis oli niimoodi, et väga maitsvad jäätised, paremad kui Eestis, Argentiinal on see põllumajandus väga võimas, karjakasvatus. Et maksid mingi 1000 peesot või 1200, 1400 oli vist päris suur jäätis. Ühesõnaga, suur jäätis maksis alla euro põhimõtteliselt. Ja kui ma tulin Eestisse tagasi, siis mulle tundus, et jäätise müük on siin skämm. Sellepärast, et läksin jäätis ostma 4,20 näiteks, see on skämm. Aga ei ole, sellepärast, et Eestis on lihtsalt jäätis palju kallim kui Argentiinas. Teine asi, mis võib tunduda on nii, et välismaale seal on mingi tagasihoidliku, ma ei tea, pisikese korteriüür mõnes riigis, näiteks Hongkong, kus on väga kallis kinnisvara, võib olla mingi 1500 eurot ja see on võib-olla hea hind isegi, 1500 eurot kuus. Mis tundub, et võib-olla sa oled Eestis varjad vähem maksma, et see on skämm. Tegelikult ei ole, seal maksavadki asjad nii palju. Vastupidi ka, et ma mäletan, käisin Hispaanias, käisin toidupoes ja ostsin mõned asjad ja enne äraminekut mõtlesin, et oi, et müüja on unustanud midagi läbi löömata, sest see arve on liiga väike. Ja hakkasin juba ütlema, et vabandage, et lööge mul see, mida te unustasite, et lööge mul see ka läbi, eks ju. Ja aga enne võtsin igaks juhuks selle tšeki, mille müüja juba ulatas. Ja tšekil olid kõik asjad kirjas. Lihtsalt Eestis on toit kallim kui Hispaanias ja siis kui Hispaanias antakse arve, siis tundub, et see on liiga väike. Ja siis ongi teil hulk inimesi, kes nagu reisib ringi ja siis süüdistab teisi riike pettustes või skämmides. Aga tegelikult pettustega tegemist ei ole. Aga jah, see on küll naljakas, et kui ma Argentiinast tulin tagasi, siis läks ikka tükk aega, enne kui ma suutsin Eestis jäätist osta, sest tunnen kogu aeg, et mind skämmitakse, et jäätis on Eestis tohutu skämm. Aga ei ole. Lihtsalt maksabki 4 korda või rohkem kui Argentiinas. Vaat nii.